sõeluuringu kutse oli. Käisin perearsti juures tavapärases kontrollis ja perearst ütles, et ei ole mõtet edasi lükata, et palun mine tee kohe ära see sõeluuring. Ja ma läksin. 6 aega hiljem andsin ma juba biopsia ja tuli ka diagnoos 14 päeva pärast, et mul on kolmiknegatiivne rinnavähk ja väga agressiivses vormis. Riinal avastati rinnavähk, kui ta oli 53-aastane. Ja ise ma ei oleks sellest, ma arvan, aru saanudki mitte, sest ta oli ikkagi nii pisike ja ta oli sellise koha peal, et käega katsudes ei olnud teda tunda. Mis oleks siis saanud, kui te oleksite arstinõuannet eiranud ja ei oleks läinud siin uuringule? Kui ma oleks läinud hiljem, ma arvan, oleks see staadium olnud juba 2., 3., sest maikuus, kui oli vestlus arstiga, siis ta ütles, et iga päev on arvel. 2023. aasta märtsi lõpus käis Riina sõeluuringul. Ligi 6 aega hiljem toimus esimene operatsioon. Ma ei saanud arugi, minu arust oli nagu kõik unenäos, et kõik käis nii kähku ja ei olnud aega mõelda, et pigem see kohale jõudmine tuli keemiaravi hetkel. Et tõesti, mul on haigus ja haigusega tuleb võidelda. Võitlusel toeks oli Riina jaoks tema pere, siiski tuli mitu rasket otsust naisel üksi vastu võtta. Kuskil 4. keemiaravi ajal ma rääkisin oma keemiaravi arstiga ja ütlesin, et kas ma saaksin teha ka geeniuuringut. Ja ta andis mulle saatekirja, ma tegin need ja sealt tuligi siis välja, et mul on tegemist geenimutatsiooniga, mis siis annab tõenäosuse, et 65% on see tõenäosus, et tuleb vähk tagasi ja teise rinda. Ja siis sellega seoses ma tegin ise otsuse, et ma lasen rinnad eemaldada ja ka munasarjad, kuna on ka võimalus, et munasarjadesse võib lüüa ka vähk. Vähk avastati õnneks väga vara ja esimene operatsioon tehti väga kiiresti. Riina vähivormi puhul oli iga päev arvel. Seetõttu oli suur õnn, et ta osales sõeluuringul just siis, kui ta kutse sai. Varajast rinnavähki ongi võimalik avastada ainult pildi peal, sest katsudes väikest kasvajat tunda ei ole. Tänagi käis esmane patsient, kellel oli tuvastatud esimest korda mammogrammidele minnes kohe 4 mm vähk rinnas ja seda ei tunne ka mina ega ammugi mitte patsient ise. Nii et see on eriti oluline, siis kui kutsutakse, siis minna sõeluuringul. Sõeluuringutes osalenute arv on kasvutrendis, siiski jõuab uuringutele vaid ligi 65% kutsututest. Sel aastal kutsub Tervisekassa rinnavähi sõeluuringule üle 113 000 Eesti naise vanuses 50–74. Uuring on kõigile naistele tasuta. Rinnavähi sõeluuringut on meil juba 20 aastat ja järjest on muudetud ja laiendatud sihtrühmi, et eelmisel ja käesoleval aastal me siis tõstsime kuni 74 aastani sihtrühma ja väga ootame siis ka neid vanemaid naisi sõeluuringul osalema. Varajases staadiumis avastatud kasvaja puhul on 5 aastat pärast diagnoosi saamist elus enam kui 90% naistest. Sõeluuringu väliselt leitud rinnavähiga naiste puhul on see näitaja aga 74%. Paljudel juhtudel tegelikult meil ei ole mingisugused riskifaktorid võimalik välja tuua, et see patsient tõesti ongi esmane oma peres, kellelgi ei ole eelnevaid vähijuhtusid, on ta sale, on sünnitanud mitmeid lapsi ja ikkagi see vähk võib tekkida. Nii et tegelikult naistest keegi ei saa ennast välistada, et minul seda kindlasti ei ole. Ravi ajal pidi Riina vältima rahvarohkeid kohti, mis tõttu pidi ta näiteks enda armastatud teatrikülastustest loobuma. Nüüd naudib naine seda enam kõike, mis elul talle pakkuda on. Tahaksin rohkem oma lastega koos olla, lastelastega, et lihtsalt seda aega, mis on antud inimesele, et siis seda aega nagu võimalikult ära kasutada, et jääda teistele kas mälestuseks või ise saada need mälestused, ja see kõik toob ju rõõmu. Selleks, et suurendada varajaselt leitud rinnavähki, plaanib Tervisekassa hakata sõeluuringutele kutsuma ka nooremaid naisi. Just neid, kellel on geneetiliste eelsoodumuste tõttu suurem risk haigestuda. Rinnavähi sõeluuringul saab osaleda nii tervishoiuasutustes kui ka mammograafiabussis. See pool tunnikest, mis
minul kulus selle uuringu jaoks, päästis ju minu elu ja ka võib-olla ka raskemast ravist. Minul oli ta teine sõeluuring, mõnel võib-olla on 10. ja tuleb välja ka kasvaja, et kindlasti osalege.